räägime täna jälle kiitusest ja ülistusest. Aga tegelikult täna mul on selline pealkiri, mis on tänulikkus. Ja tegelikult see rohkem räägib ka sellest meelsusest ja mentaliteedist. Aga palvetame enne, kui ma hakkan seda teemat õpetama. Isa, palun, et sa annaksid meile ilmutuslikke teadmisi täna. Isa, et me kasvaks sinu tundmises, mõistaks sinu plaane, mõistaks sinu igatsusi, eesmärke meie jaoks. Isa, tõesti ava mulle sõnauks, et rääkida välja neid asju, mis on sinu südames, mis on just sinu jaoks, sinu poolt valmis pandud selle koosoleku jaoks. Isa, et sõna tuleks esile selguse, konkreetsuse ja elu muutva ilmutusega. Tänu sulle, Isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Aamen. Aamen, kiitus Jumalale. Nüüd mul on siin päris mitmeid kirjakohti. Lähme Heebrea kirja 13. peatükki ja 10. salmi. See on nagu üks süke alus nagu selle asjale. Nüüd Heebrea kiri on üsna huvitav kiri. Kui sa oled seda lugenud, siis ta on teistest kõigist kirjadest Piiblis väga teistmoodi. Sest see, millega ta tegeleb, on ta väga palju viitab Vanale Testamendile ja Vana Testamendi ka ohvriteenistustele ja igasugustele asjadele ja toob neid võrdpilte ja asju just selle Vana Testamendi ja Uue Testamendiga. Ja me võime suhteliselt kindlalt öelda, et see Pauluse kirjutatud. Miks ma niimoodi ütlen, sest et tegelikult enamus, kui sa vaatad mingeid allikaid, siis nad ütlevad, et need ei ole teada, kes on kirjutanud. Aga kui Jeesus ilmus Kenneth Haginile, siis Kenneth Hagin küsis Jeesuse käest isiklikult ühes avalikus nägemuses ja tema ütles Paulus. Nüüd ma arvan, me võime seda usaldada, kuigi et meil ei ole Piibli või mingisugust muud sükest allika kinnitust selle kohta olemas, aga siiski me võime seda usaldada. Kuigi et ta on teistmoodi, aga et see on Pauluse kirjutatud. Nüüd, ega see ei olegi tähtis, Jumala sõna on see kõige olulisem. Nüüd aga vaata 13 ja 10. Ja siin ta toobki just selle sama võrdpildi või selle viitab tagasi Vanale Testamendi, Vanale lepingule ja ütleb niimoodi, meil on ohvri altar, kus toidust võtta ei ole luba neil, kes telgis peavad teenistust. Ta viitab siis Vana Testamendi, Vanale lepingule tegelikult. Sest nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks patu eest pühasse paika, põletatakse väljaspool leeri. Seepärast on ka Jeesus, et pühitseda rahvast oma vere läbi kannatanud väljaspool väravat. Ta räägib Jeesuse surmast ja risti surmast siin, eks ju. Ja toob veel võrdpildi, mille juurde siis viidates siis sellele samale ohvriteenistusele. Siis ta ütleb niimoodi, siis mingem nüüd tema juurde väljapoole leeri ning kantkem tema teotust. Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid meie otsime tulevast. Nüüd see räägib sellest tulevasest taevasest Jeruusalemmast, kus me saame olema. Ja siis ta ütleb ühe huvitava asja siin. Viigem siis nüüd tema kaudu alati Jumalale kiitus ohvrit. See on nende huulte vilja, kes tunnistavad tema nime. Kui sa märkad, siin on mitte lihtsalt kirjutatud kiitus, vaid see on kirjutatud kiitus ohvrit. Ja me näeme, ta tegelikult toob väga selge võrdpildi rääkides Vana Testamendi ohvriteenistusest, et tänasel päeval uues lepingus meil ei ole vaja enam loomi ohverdada, siis tuua selliseid ohvreid, aga meil on midagi muud, mis me peaksime ohverdama ja see on kiitus. Ja ta on just seesama Vana Testamendi ohvriteenistus on võrdpilt tegelikult meie kiitusest ja tänust. Nüüd see tasub sul meeles pidada, me vaatame natuke ja lähme vanasse lepingusse ja kuna Jumal ei ole muutunud, kuigi leping on teine, aga teatud printsiibid ja teatud hoiakud kui sellised on väga olulised. Läheme 1. Moosese 8:20. Nüüd siin on olnud just veeuputus, Noa koos oma perega ja siis nende paljude loomadega on sellest pääsenud ja on tulnud siis sellest laevast välja. 1. Moosese 8:20. Ja ta ütleb niimoodi Noa kohta. Nüüd esimene asi tuleb sealt välja, ta ütleb kohe, ta ütleb, ja Noa ehitas Jehovale altari. Võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist linnudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Nüüd mõtle korra natuke ühte asja. Me teame, Piibel räägib sellest, et ta võttis igast nii-öelda loomast konkreetselt siis 2 tükki, mitte küll alati igast, seal mõningatest oli rohkem kui 2 paari. Ja siin me näeme, nüüd ta ohverdab nendest samast, see on ka osalt vanas lepingus ka paika pandud, kes olid puhtad loomad. Nüüd, ja
nüüd kui palju tal seda oli, neid loomi valida seal polnud eriti palju. Nüüd ta andis tegelikult Jumalale midagi väga väärtuslikku, sest et see oli just ainulaadne või selles mõttes seda ei olnud palju, nagu öeldakse. Ta ei andnud sükest, nagu öeldakse, mingisugust sirtsu või midagi nii-öelda, mida nagu öeldakse, tal lihtsalt voolas üle, vaid ta andis midagi sellist, mis oli tol hetkel vägagi väärtuslik. Ja ta ohveldas selle Jumalale. Ja siis ta ütleb, ja Jehova tundis meeldivat lõhna. Nüüd see on päris huvitav väljend. Ma arvan, et see võib-olla ei kõla võib-olla hea pildina, aga siiski, kui sa oled kokku puutud sellega, et vahel, kui sa ise oled midagi grillinud ja sul see liha läheb kärssama nii-öelda selles mõttes, siis see ei ole eriti meeldiv lõhn. Nüüd me saame aru, et siin ei ole jutt tegelikult loomulikust lõhnast, mis tõusis Jumala ette selle sama ohvriga, kui nad neid põletusohvrid seal põletasid. See ei olnud see loomulik lõhn või isegi kui sa midagi põlema, kui sellist paned, siis ka nii-öelda see ei ole ka eriti hea lõhn. Aga me saame aru, et tegelikult see sama meeldiv lõhn oli hoopis see, mis oli sinna sisse pandud, see hoiak ja see suhtumine. See sama ohver, mis ta tõi, see, et see oli midagi sellist, mis oli tema jaoks väärtuslik, mis oli tema jaoks oluline ja ta andis selle Jumalale, ohverdas selle. Ja nüüd see oli meeldiv lõhn Jumala ees. Nüüd tuleme tagasi, kust me alustasime. Me alustasime sellest, et me toome kiituse ohvrit. Nüüd see on ka midagi sellist, mis on üks meeldiv lõhn Jumalale. Ja nüüd selle juures on väga oluline mitte niivõrd jällegi, kui hästi me laulame või kuivõrd täpselt noodis me oleme või midagi sellist. Huvitav on see, et kui meil räägitakse üldse kiitusest ja tänust või üldse ülistusest laimas mõttes ka Uues Testamendis, siis täpsest laulmisest ja viisi pidamisest ja sellistest asjadest ei räägita mitte midagi või professionaalsusest või väga tasemel asja tegemisest, mitte raasukestki ei räägita sellest. Nüüd mitte seda, et me peaksime, ma ei tea, teadlikult mööda laulma või midagi taolist või pille mängima suhteliselt umbes, aga iva on selles, et me peame tooma just seda, nagu Piibel ütleb, ka vaimus ja tões ja tegema meloodid oma südames. Seesama just, et see rõhuasetus on selle peal, mis lähtub meie südamest, et see sama hoiak, mismoodi see kiitus on toodud Jumalale, on väga oluline. Ja me näeme ka siin juba vanas lepingus oli väga oluline see, kuidas nad tõid selle ohvri. Kas see läks neile korda, kas see nii-öelda oli nende jaoks väärtuslik. Ja just seda sõna, see oli ohver. See oli seda, et nad midagi nagu andsid ära. Nad midagi, ja veel me teame, vanas lepingus oli paika pandud ka ohvriteenistusega seoses, kui nad tõid ka looma ohvri, siis ei tohtinud olla mingisugune haige ja vilets ja väsinud ja mis iganes süke, vaid see pidi olema ikkagi midagi sellist, mis oli nende jaoks ka väärtus. Nüüd, mis asi see on? Kui toome selle nüüd kiituse teemasse, samamoodi kui meie toome kiituse ohvri, siis see peaks olema meie jaoks ka väärtus, mis me anname. Et see ei saa olla, ka isegi koguduse kontekstis, see ei ole sissejuhatav laul. See ei ole lihtsalt see, et me täidame aja nii-öelda, et laulame mingid laulud ära või nii-öelda okei, varsti saab jutlust ka kuulata. See ei ole see on väga oluline see, et meil läheb väga tõsiselt korda, me mõtleme neid sõnu, me nii-öelda väljendame oma südant nende asjade kaudu ja see on väga oluline asi ja tegelikult me näeme, siin on ka seesama meeldiv lõhn. Meie kiitus peaks olema meeldiv lõhn Jumala ees ja see ei ole automaatselt meeldiv lõhn, vaid see on siis, kui see on just toodud ühe õige hoiaku, õige südamega. Nüüd siis märka teadsi, mis 21 salm ütles teine pool veel. Ja Jehova mõtles oma südames, ma ei näe enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjalt lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab nõnda, nagu ma olen teinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Kas sa märkad, see, mis siin nüüd on öeldud, mis Jumal, nagu öeldakse, mis ta ka mõtles ja tegelikult ma arvan, et ta ka ütles seda ka, see, millest see lähtus ühest ohvrist tegelikult, mis oli toodud südamest ja mis oli toodud kui väärtus. Ja see oli midagi sellist, mis pani Jumalat sellisel kombel mõtlema ja tegema ühe väga kardinaalse ja olulise otsuse. Nüüd tegelikult meie kiitus on ka midagi sellist, mis annab Jumalal võimaluse meie elus midagi väga olulist ja midagi head ja vägevat ja suurt teha. See on ka midagi sellist, mida tasub näha seda võrdpilti, niisiis, ja ta räägib midagi just sellises kontekstis, kus Noa on toonud selle ohvri
ja selle altari ehitanud. Nüüd vaatame korra esimese Moosese 12.7. Moosese 12.7 ja siin on juttu siis Abramist. Ta nimi ei ole veel Abraham. Ja ta ütleb tema kohta, ja Jehova ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari Jehovale, kes oli ennast temale ilmutanud. Nüüd ma tahan ühe elemendi nüüd siin veel käia läbi veel. Altar. Sa nägid ka siis Noa ka, mida ta tegi, ehitas Jehovale altari. Nüüd nad ei toonud lihtsalt neid ohvreid kuskil, ma ei tea, lihtsalt tegid mingisuguse lõkke kuskile keset platsi või taolist. Ei, nad ehitasid altari. Ja vanas lepingus oli see väga selgelt veel paika pandud, kuidas nad selle altari pidid ehitama. See pidi olema konkreetsetest kividest, mis pidi olema nii-öelda teatud viisil veel nii-öelda tahutud või tükeldatud, nii et selles mõttes see oli väga konkreetselt see paika pandud. Aga miks? Sellepärast, et jällegi nüüd seesama kogu see altari ehitamine on midagi sellist, see ei olnud selline asi, et kui nad läksid nii-öelda ohvrit tooma Jumalale, et see hakkas nii-öelda lihtsalt sellega peale, et okei, täna toome ohvri Jumalale, lähme teeme midagi. Ei, sa pead hakkama selleks nii-öelda valmistuma. Sa pead kivid kohale tooma, sa pead need ära nii-öelda tahuma või lõhkuma, kuidas iganes seda nimetada, see võid ise uurida, see on päris huvitav, et just see oli konkreetselt määratletud, kuidas see pidi olema tahutud ja kuidas see pidi olema tehtud. Nii et selles mõttes see ei olnud päris umbes. Ja mida see nõudis kõike aega, enne kui ta lõpuks jõudis selle ohvrini. Nüüd see on samamoodi, kui me räägime kiitusest, siis ka see on üks nii-öelda asi, mida me teeme ühe sükse mõeldes selle peale. See läheb meile korda ja me ehitame, nagu öeldakse, ennast valmistame selle jaoks ette. Ja nüüd teise külje pealt tegelikult on siin üks element veel. Altar, nad ei toonud selle peal enamasti ainult ühe ohvri, vaid nad tegid seda mingi aja jooksul uuesti. Nüüd see on tegelikult väga paljus ka see, tänasel päeval see ei pruugi olla meie jaoks niivõrd see füüsiline koht, et koguduses ülistatakse Jumalat. Ei, see on tegelikult sinu elus üks nii-öelda harjumus või püsiv nii-öelda praktika, see, et ma olen harjunud Jumalat kiitma ja Jumalat tänama ja ma ehitan endale nagu koju justkui piltlikult altari. Nüüd ma ei mõtle selle all seda, et sa pead tegema nagu mõningad, isegi kristliku taustaga panevad sinna omale Jeesuse pildi seina peale kodus ja siis panevad risti ja midagi taolist, lähevad sinna ette kummardama. Sükest asja Piibel ei õpeta meid praktiseerima muuseas. Sest et Piibel ütleb väga selgelt, et me ei peaks tegema enesele Jumalast pilti ja seda just kummardama. See on selles mõttes üks väga tõsine teema tegelikult. Me ei peaks minema just pildi ette Jumalat kummardama. Ja tegelikult me võiks isegi siin nokkida selle asja ümber. Ma arvan isegi, kui sa oled tõsiselt Jumalaga koos käima, siis sul ei peaks kodus ka Jeesuse pilte seina peal olema. Mis asju selle aeg mõtled? Sellepärast, et Piibelis ei ole kuskil kirjeldatud Jeesuse välimust ja meie suhe temaga ei ole niivõrd selle pildi või tema välimuse kaudu, vaid see on vaimus. Nii et selles mõttes, nüüd ma ei ütle, sama aru, laste ütleme piiblites asjades on ka need pildid ja me ei tee sellest, nagu öeldakse mingit tohutut katastroofi või numbrit, aga oluline on see, et sa ei lähe selle pildi ette kedagi kummardama ja temaga suhtlema. Et see ei ole see koht, kus sa peaksid Jumalaga suhtlema. See ei ole pildiga seotud. Nii et selles mõttes, kuigi seda isegi ikooniks nimetab, see ei tähenda seda, et see nii-öelda looks mingisuguse keskkonna, kus Jumalaga suhelda. Okei, läheme tagasi. Aga nüüd see altar, see räägib sellest samast võltpõldist, et sina lood endale elus nii-öelda või paned ühe paika, ühe suhtumise, et ma tahan Jumalat pidevalt kiita. See ei pea olema konkreetselt tingimata füüsiline konkreetne koht, aga see on seesama harjumus, seesama püsiv praktika, see, et ma kiidan Jumalat, ma tänan Jumalat, ma toon talle kiituse ohvri, ma lähen justkui piltlikult selle altari ette ja hakkan seal seda ohvrit tooma. Ja see altar võib olla koguduses, see altar võib olla sinu kodus, aga et see peaks olema üks koht, aga sa märkad, nad ehitasid selle, ehk siis nad panid enda jaoks paika, et nad peavad seda Jumalale ohvri toomist hästi oluliseks ja tähtsaks. See oligi sama just see ehitamine selle asja juures. Nüüd see on sama, et me ehitame endale ka altari. Ma loodan, et sa saad aru, mis ma mõtlen sellega, mitte füüsilist altarit, vaid just see sama, et sul on koht, sul on praktika, kus sa Jumalat tänad.
Ja siin ka üks asi tegelikult, siin on kindlasti on see tegelikult kristlastel üks nõrk koht, et kristlased võib-olla isegi on palvetajad. Nad aeg-ajalt nii-öelda on mõelnud välja, et nad võtavad aega ja paluvad teatud asjade eest kodus ka ise, aga nad ei ole harjunud, ütleme lihtsalt minema Jumalat ja Jumalat kiitma ja tänama. Ja see ei pea tingimata olema need kirjutatud laulud, mida täpselt koguduses lauldakse. See võib olla ka sellises vabas vormis. See võib olla sellisel viisil, mismoodi sinu südamesse just tuleb, või see võib olla ka sõnadega Jumala kiitmine. Nii et selles mõttes siin ei ole nagu mingisugust jäika raami, aga et see peaks olema ka üks koht, justkui piltlikult, seesama altar, kus me Jumalat kiidame, sest kiituse ohver tuli meil tuua Jumalale. Amen. Ja kus kohas ohvrid toodi, vanas leppi, kus me näeme, see on see altar. Amen. Ehk siis see on seesama harjumus. Nii, lähme vaatame, mul jäi tegelikult poole see 12.7, siin on veel paar mõtet. See ütles siis, et siis sealt liikus ta edasi mäestikku Peetelis hommiku poole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel ja Jõhtu ja Ai hommiku poole. Ja ta ehitas sinna altari Jehoovale ning hüüdis appi Jehova nime. Kas sa märkad? Ta liigub teise kohta, Jumal ilmselgelt juhatas teda sellesse kohta minema ja esimene asi, mis ta jälle seal teeb, ta ehitab sinna altari. Mis ta seal plaanis siis teha? Ta ütleb, et hüüdis appi Jehova nime. Tema siis nii-öelda tegelikult tõi siis ohvreid Jumalale tol hetkel. See meie jaoks tähendab seda, et jällegi see järgmine koht, kui sa näiteks Jumala juhtimisel vahetad elukohta, siis sul peaks tulema kaasa sinuga see hea harjumus Jumalat kiita. Amen. Ka selles kohas, kus sa oled taas. Ma tean, mõned inimesed kristlased ajast praktiseerivad seda ja ma ei ütle, et see päris vale on. Ütleme, kui sa uue elukoha saad, on see korter või maja või mis iganes, et sa teed sihukese õnnistamise midagi taolist. Nüüd me ei pea järgi praktiseerima küll täpi pealt neid asju, mis nad vanas lepingus tegid, et nad seal verd määrisid uksepiitade peale midagi taolist. Seda sa ei pea mitte tegema. Aga sa võid kuulutada Jumala õnnistust, sest et me saame aru ka, õnnistus on ka sinu käes või sinu käsutuses olevate asjade üle. Amen. See on huvitav uurida seda ka, aga see on üks asi, mis Jumal õnnistab ka sinu koda, sinu maja, sinu korterit, mis iganes, kus sa parasjagu elad. Ja selles mõttes ei ole vale seda teha, õnnistada. Aga see peaks olema ka see koht, kus on sinul see, saad aru siis, võrdpildina, see altar, mitte füüsiline, eks ju, vaid see koht, kus sa oled harjunud Jumalat kiitma. Ja vahest mõne inimesel on harjumus mingi konkreetne tuba, kus ta alati palvetab ja see on täitsa okei. Et vali, pane endal see paika, et see harjumus mul on, ma lähen sinna ja seal ma räägin Jumalaga. Amen. See muidugi ei ole see, et see ruum muutub eriliseks. Sa võid iganes teha, aga see räägib sellest pidevast harjumusest. Nii, lähme esimese Moosese 13.18. Natuke räägib siin ka jällest Abramist. Lihtsalt ma tahan näidata seda järjepidevutust tema elus. Esimese Moosese 13.18 ütleb niimoodi. Ja Abram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures, ja ta ehitas sinna altari Jehovale. Kas pole huvitav? Ta elab selles piirkonnas ja me saame aru, et Jumal oli teda juhtimas seal erinevates kohtades, et ta läheks sinna ja teise kohta. Ja nii kui ta läheb sinna, ta ehitab sinna jällegi altari Jumalale. Me näeme, kuidas tema jaoks on tähtis Jumalale ohvri toomine. Meie jaoks peab olema tähtis ka kiituse ohvri toomine. Amen. Lähme teise Moosese 17 ja 8. Siin on mõningad kirjakohad just Vanast Testamendist. See on üks tuntud lugu tegelikult või suhteliselt tuntud lugu, teine Moosese 17.8. Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Ja Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme amalekkide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala kepp käes. Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis amalekkide vastu. Ja Mooses ja Aaron ja Huur aga läksid kõrgendiku tippu. Ja sündis, et nii kaua, kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas. Aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas.
Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivid, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt, siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni. Nüüd siin võib näha võrdpilte tegelikult päris huvitavaid. Me näeme, kuidas siis seesama žest või see asi, et kui ta tõstis oma käed üles, see väljendas mida? Võitu. Et siin on ka, kui me näeme Uues Testamendis, ta ütleb ka, et tõstke oma pühad käed ja ta räägib just seda seoses kiituse ülistusega. Ja siin ta räägib tegelikult, nad võitsid seda sõda ja olid võidukad nii kaua, kui tema käed olid tõstetud. Nüüd ma ei tea, kas tal päris niimoodi oli, ta ütleb, et Jumala kepp oli tal käes, no ta võib-olla täpi pealt ei ole, aga sama aru see võrdpilt või see žest kui selline on siin sees igal juhul. Ja ta kogu selle nii-öelda päeva või nii-öelda kuni päikeseloojakuni seisis seal, istus tegelikult siis seal ja ta käsi aidati hoida nii-öelda püsti. Jällegi see räägib siis ilmselgelt ka Jumala kiitmisest ja ülistamisest võrdpildina, aga vaatame, siin edasi tuleb. Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. Ja Jehova ütles Moosesele, kirjuta see meenutuseks raamatusse ja pane Joosule kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeval sootuks. Siis Mooses ehitas altari. Kas pole huvitav? Nüüd me näeme, nad on saanud ühe olulise võidu ja Jumal on midagi väga konkreetselt paika pannud. Nüüd sama aru, kui mõni mõtleb, et mis jaoks Jumal nagu vanas lepingus neid teatud rahvaid ja hävitas. Nüüd see räägib tegelikult just teatud patumeelsusest ja patu nii-öelda hoiakutest ja sükestest asjadest. Me saame aru, kui need olid tol hetkel konkreetsed inimesed, aga see oli see, kuidas vanas lepingus oli võimalik ainult patu kõrvaldada. Nüüd ja siis ta ütleb, et ehitas altari ning pani selle nimeks minu lipp Jehova. Ja ta ütles, jah, käsi Jehova lipu poole, Jehova sõda Amaleki vastu põlvest põlve. Ja me näeme jällegi, ta on pannud sinna altari paika, jällegi mida seal teha siis, et tuua seal Jumalale ohvreid. Nii et jällegi seesama ohvriteenistus tuleb sihukese koha peal sisse, kui nad saavad võidu. Ja see oli ka Moosese üks praktikaid. Ja see ei ole ilmselgelt ainus koht siin. Sa võid otsida piiblis, on teisi situatsioone, kus ta seda teeb. Lähme Joosua raamatusse 8. peatükki. Et ma sirvin siin päris parasjagu vana testamenti. Joosua 8.30 ütleb, siis Joosua ehitas Ebali mäel altari Jehovale, Iisraeli Jumalale, nagu Mooses Jehova sulane oli käskinud Iisraeli lapsi, nagu on kirjutatud Moosese kasuõpetuse raamatus, tahumata kividest altari, mille külge ei olnud pandud raudriista ja nad ohverdasid selle peal Jehovale põletusohvreid ja tapsid tänuohvreid. Nüüd siin me näemegi, siin ongi see viide tegelikult, et raudriista ei olnud kasutatud selle tahumiseks siis. See oli tegelikult üks asi, mis oli paika pannud vanas lepingus. Nüüd, aga mis ta teeb siis jällegi? Ta ehitab altari ja mida nad sealt teevad, ohverdavad selle peal Jehovale põletusohvreid ja tapsid tänuohvreid. Me näeme siis Joosua, mida ta peab. Ta peab jällegi väga oluliseks seda, et Jumalale tuua ohvrit. Ehk siis me nägime alguses Heebra kiri räägib selgest, see räägib just ka meie kiituse ohvrist. Amen. Nüüd me näeme siis mitmed mehed juba siin siis, Jumala sulased, kes vanas lepingus järjest olid siin siis, Noa, Abraham, tegelikult sa võid leida ka teiste puhul seda, aga ma tõin välja praegu. Noa, Abraham, siis nägime Moosest, Joosuat, kõik nad ehitasid altari. Nüüd me peaksime ka oma elus ehitama altari. See tähendab seda, et meil peaks olema üks püsiv praktika Jumalat kiita. Amen. Nii, lähme nüüd lähme laulud 110, mitte 110, 100. Laulud 100 ja 4. salmi. Nüüd me näeme siin ka mõningaid praktikaid ja me lähme otsaga siis Uude Testamenti ka siit ja vanasse ka uuesti tagasi. Laulud 104 ütleb niimoodi. Taavetkin kirjutab, tulge sisse ta väravais tänuga.
Nüüd tegelikult see oli see Jumala koda, ütleme ka see Jumala telk kui selline, või see ala oli ka eraldatud ka ühe väravaga, kus nad tulid sisse, tähendab sellesse kohta, kus Jumal ennast vanas lepingus ka ilmutas ja kus ta nii-öelda kõneles nendega ka. Nii et meie peaksime ka siis tulema Jumala ligiollu, mismoodi? Tänuga. Amen. Tänuga. See sama just, sina täna ei lähe füüsilisse kohta, vahest see mõni mõtleb, et ma pean kogudusse tulles ka laulma kohe ja keegi keelas seda teha, aga iva ei ole selles konkreetses ruumis jällegi. Vaid see on see sama, et kui me läheme Jumala ette, siis me läheme tänuga. Sest meil ka näiteks seoses palvega me näeme ka isegi aposttegudes ka, kui nad on ühiselt koos seal palvetamas, siis nad alustavad millega? Nad alustavad tänuga. Peetrus ja Johannes olid need, kes olid nii-öelda sattunud siis suurkohtu ette, pragati, et nad ei kuulutaks Jeesusest enam. Ja siis, kui nad tulevad omade juurde ja nad räägivad isegi sellest negatiivsest asjast, siis mis ta teeb? Me näeme, kuidas need omad tõstavad oma hääle ja hakkavad Jumalat kiitma kõigepealt. Ja see on üks praktika ka, kui me tuleme Jumala ette, kui me Jumalaga suhtleme ja see peaks isegi olema seoses palvega. Et ka kui sa lähed ka isegi palves, enne kui sa hakkad paluma midagi, me oleme isegi siin oma koguduse palvekoosolekutes seda ka praktiseerinud, et me täname ennem Jumalat. Miks pärast? Sest et me peaksime tulema tema väravast sisse siis tänuga ja õuedesse kiitusega. Tänu ja kiitus peaks olema pidevalt meie huulil siis. Ja see ütleb veel juurde, ülistage teda ja andke temale tänu tema nimele, sest Jehova on hea ja tema heldus kestab igavesti, tema ustavus põlvest põlve. Nüüd siin on ka mitmed põhjused, miks me seda teeme, sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Nüüd lähme Uude Testamenti, 1. Tessaloniklastele 5.18. 1. Tessaloniklastele 5.18, üks kirjakoht, mis võiks tuttav olla sulle. Ta ütleb, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Nüüd, ma tean, inimesed võtavad vahest selle kirjakoha ja tõlgitsevad selle ikka väga kraavi. Hea on lugeda siia võib-olla kõrva ühte teist tõlget ja siis sa saad aru, et tegelikult piibli printsiibid lähevad omavahel kokku. Sellepärast ei tasu nagu ütta üksikud kirjakohta seda tõlgitseda valesti. Kui ta ütleb, olge tänulikud kõige eest, näiteks sa oled haige või sa oled mingisuguse tõsise nii-öelda materiaalse probleemiga maadlemas, siis ütled, isa, ma tänan sind selle haiguse eest. Või ei, see ei ole ju, aga siin on öeldud tänulikud kõige eest. See ongi see, et me mõistaksime seda õiges kontekstis, siin kohe me näeme. Ja siis ütleb, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes ja ma tean, see on teine väga veider asi, mis nad tõlgitsevad. Et ongi tänavad siis haiguste eest ja siis ütlevad, et see ongi Jumala tahtmine minu suhtes. Aga tegelikult see Jumala tahtmine meie suhtes on hoopis see, et me tänaksime Jumalat. See on, mille kohta ta ütleb. Ja nüüd laiendatud tõlge tegelikult toob selle väga hästi välja, need erinevad küljed sellest salmist. Ütleb, tänage Jumalat kõige eest, nüüd see on see 18. salm laiendatud tõlkest, kõige eest, ükskõik millised ka olud, olge tänulikud ja avaldage tänu. Nüüd see räägibki, ükskõik millised on situatsioonid, olge tänulikud ja avaldage tänu Jumalale. Sest see on Jumala tahe teie jaoks. Nüüd mitte see, mis juhtub, kui isegi see negatiivne asi peaks olema, vaid see on Jumala tahe, et me oleksime tänulikud ja avaldaksime tänu Jumalale. See on Jumala tahe meie jaoks. Kes te olete Kristuses Jeesuses selle tahte ilmutaja ja vahendaja. Siis tema on siis selle tahte ilmutaja ja vahendaja, Kristus. Nüüd siis me peame siis teadma seda, et me peaksime kõigis situatsioonides ja kõige hea eest, mis Jumal on meile teinud, olema tänulikud. Nüüd, siin on üks praktiline asi tegelikult, mida meil tasub harjutada sisse. Vaete vahel, kui meie elus on mingisugused justkui piltlikult nagu väikesed asjad. Mina olen vahest öelnud, et kui sul on näiteks väike Lasnamäe korter, siis mine sinna sisse ja ole tänulik Jumalale selle eest. Jumal annab sulle suurema ja parema. Amen. Aga et sa ei oleks nuriseja ja viriseja selle juures, kui see asi, mis sul on täna, on väike või ei ole võib-olla kõige paremas tasemes või mis iganes. Ei, sa oled tänulik selle eest. Sa oled tänulik selle eest. Kui sa teed oma külmutuskapi uksed lahti ja võib-olla seal ei ole seda supertoitu või seda, mis iganes hästi kallist asja veel, aga see, mis seal on, ole tänulik selle eest.
Amen. Ole tänulik selle eest ja meil peab olema see harjumus tegelikult, et me oleksime tänulikud. Ja tegelikult üks asi sellega seoses, üks väga negatiivne mentaliteet, mida ka see maailm sageli süstib inimestesse sisse, on seesama just, ma nimetaksin seda just selline tänamatus või ka teise sõnaga tegelikult oleks parem väljend isegi rahulolematus. See, et kui sul miski asjandus on, siis sa ei ole sellega rahul. Ja selle peal mängitakse. Üks kõige parem, neil on kindlasti paljudes teistes alades ka, aga millega mulle meeldib näidet tuua. Mobiiltelefon. Ja hinge aja tagant iga suurem firma nendest, kes neid toodab, tuleb välja sellega, et nagu öeldakse, nüüd tal on uus mudel ja see on parem kui eelmine. Ja miks seda räägitakse, et sellel on see omadus ja see on nüüd parem ja ennem oli, mul on 3 kaamerat, mis iganes, ennem oli 2 näiteks, nüüd on 3 või nüüd on 4 või ma ei tea, 5 vist veel ei ole küll, aga küll nad selle ka varsti ära teevad, kui võimalus tekib. Aga midagi peab ju nagu rohkem olema, midagi peab nagu parem justkui olema. Ja et sul tekiks rahulolematus millega, sellega, mis sinul on. Et sa vaatad, et minul on 3 kaamerat, no sellel on juba 4 ja sellel on mingisugused imefunktsioonid ja selle teeb veel seda ja toda ja 3. ja 4. Ja et sa ei oleks rahul sellega ja siis selle sama rahulolematus ajab sind taga, et sa pead selle järgmise mudeli kindlasti saama ja ostma selle just siis, kui ta välja tuleb, kõige kallimalt, mis ta iganes maksab. Ja see töötab. Väga paljude inimeste jaoks see töötab. Ta töötab paljudes teistes alades täpselt samamoodi, on need autod ja paljud muud sellised isegi tarbeesemed ja asjad, et nagu öeldakse, sa pead saama just selle sama viimase malli, selle kõige parema mudeli ja et sa ei oleks rahul sellega, mis sul on. Nüüd kõige kurvem selle juures on see, et see mentaliteet kandub inimestel ka muudesse elualadesse. Inimesed on abielus mingi aja ja nagu öeldakse, ma räägin mehe lähtekohast, et siis nagu öeldakse, vaadatakse selle oma naise peale, ta on juba mis iganes sükses vanuses ja juba teda on nii kaua juba näha olnud ja enda ümber ja pole nagu nii hea ja kuskil seal nii-öelda kuskil see sekretär või keegi teine on kuidagi palju põnevam ja palju huvitavam ja ei olda rahul sellega, kes sul kodus on. Ja sellele tasub astuda sellele varvastele, selle asjale. Ja siis nagu öeldakse, otsitakse uus ja tuleb see järgmine mudel. Ja kõige kurvem on see, et nagu öeldakse maailma inimesed, nagu öeldakse, see on vahest ikka tõsiselt kurb, kuidas nad neid, isegi tänasel päeval mitte enam abikaaslasid, vaid lihtsalt elukaaslaseid vahetavad nagu vahest mõjad sokke nii-öelda. Ja see ei ole üldse liialdus selles mõttes vahest, kui nii-öelda näed, nii-öeldakse, ma võin vist isegi öelda, nii ta ei satu vaatama. Meie endal isegi üks naaber, kelle me aeg-ajalt oleme niimoodi, lihtsalt see hakkab silma, kuna sa näed, inimene tuleb meie majja elama, uus naaber, tuleb nii-öelda mees ja 2 last ja mingi aja seal on ja äkki seal mingisugune piuh-pauh käib, mees on läinud nii-öelda, mis iganes seal siis oli, ei tea, täpselt ei ole kursis ja ilmub välja teine arsti. Ja oli teine mees ja siis see kestis võib-olla umbes 5 kuud kui nii paljugi ja siis oli see ka kadunud. Ja siis oli järgmine mees välja. Ja siis sellest ka ei piisanud, see oli ka paar kuukest ja oli arsti järgmine mees jälle. Ja siis nagu öeldakse, ja niimoodi see käib, see on kurb tegelikult. Ja see samad lapsed, nagu öeldakse, kunagi keegi isegi rääkis ühe loo, mis on reaalselt oli juhtunud. Ja ma võin sulle rääkida, see on väga kurb selles mõttes samas, aga hale naljakas, aga üks laps oli nii-öelda siis isadepäeval lasteaias ja ta päriselt oli siis sündmus kõrvaltki nähtud. Ja nad olid seal siis koos ja kõik oli öeldud, et tulge siis koos isaga täna, et me saame täna siis mingisugust asja teha, mingisugune pidu või koosolemine oli tehtud lastele ja isadega koos, et isadepäeva pidu sükene. Ja isadega tullakse kohale aga ühel lapsel nii-öelda siis seda isa parasjagu vist ei olnud nagu või kuidas iganes või enam ei olnud või mis iganes sellega siis oli. Ja siis ta tuli ema tuli temaga kaasa ja siis kui ta laps jõudis sinna kohale, sinna peole, siis ta vaatas nagu ringi, et nagu kõigil teistel on isad kaasas. Ja siis nagu seal vist suheldes ja rääkides, siis lõpuks pöördus emme poole ja see reaalselt juhtus. Mine too mulle ka sealt üks isa kodust. Just täpselt nii ta ütles. Mulle ka üks isa. Nüüd see on kurb. Nüüd kõige kurvem on selle juures see, kui sellised mentaliteedid, elustiilid hakkavad kristlastele nii-öelda sekka jõudma, kus see nagu öeldakse, vahetatakse nii-öelda oma abikaasasid nagu sokke. Et ma ei taha sellega kedagi süüdistada, kui kellelgi on juhtunud asju, inimesed on võib-olla nende abielu kunagi on katki läinud ja me ei pea olema hukkamõistu all nende asjade pärast. Aga iva on selles, et
Jumal tahab midagi, nagu öeldakse, stabiilset, et meil oleks rahulolu ja me oleksime rõõmsad ja tänulikud sellest, mis Jumal meil on andnud. Amen. Ja sellepärast on ka piibelliku selle abielu tõotuse sees sageli just see fraas, kuni surm meid lahutab. Miks pärast see räägib seda, et see leping ei ole nagu mingisuguseks paariks aastaks või midagi taolist, vaid see on tõesti plaanitud nii kaua, kui me siin maa peal oleme. Nii et see on asi, mida peal tasub mõelda, aga tuleme tagasi selle juurde just, et tänulikkus, see on üks mentaliteet, see on suhtumine, see on midagi sellist, et meil on tänulik meelsus, me oleme tänulikud ka isegi nende asjade eest, mis Jumal on, ja ka inimeste eest, mis meil on. Nüüd huvitav on see, et kui sa vaatad isegi Pauluse oma kirjades, ta ütleb, et ta palub nende koguduste eest ja ta ütleb, et ta tänab Jumalat nende eest. Nüüd, kui sa mõtled nende koguduste peale, isegi nii mõndagi nende koguduste peale, mida ta isegi nende kohta on kirjutanud, siis kõik ei olnud alati väga positiivne. Sa võid leida ka korrigeerivaid ja või isegi sellised vägagi tõsiseid manitsevaid asju, mis ta ütleb nendele kogudustele nendes kirjades. Ja samas ta ütleb, kui ta palvetab nende eest, siis ta tänab Jumalat nende eest. Nüüd järelikult ta ei tänanud nende eest sellepärast, et nad olid täiuslikud, tublid ja kõik oli suurepärane, vaid ta tänas nende eest usus. Just selles mõttes ka usus ja ta oli tänulik selle eest, et Jumal oli andnud need inimesed ja Jumal oli need inimesed nii-öelda andnud talle õiguse ja ka volituse nende üle olla vaimulikult. Et see on ka, me peame olema tänulikud nende inimeste eest, kes on meie ümber. Amen. See tähendab siis ka koguduses, perekonnas, samamoodi ei üldse paha ka töökohas. Nüüd, kas nad on kõik täiuslikud ja kõik teevad kõik õieti? Me ei pruugi olla. Ei pruugi, sa avastad seda, mida läheda sa nende inimestega oled, seda rohkem nende vigu sa näed. See on, ütleme, pereinimeste puhul me teame seda alati, aga me peame tänulikud Jumalale. Nagu see kirja koht ütles, siis kõige eest, eelkõige need asjad, mis Jumal meile andnud just. Vaatame Filiplastel 4. peatükki. Tuntud kirja koht, Filiplastel 4.6 ütleb. Ärge muretsege ühtigi, see tähendab siis mitte millegi pärast, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Nüüd, kui sa märkad, ta räägib sellest, et nagu öeldakse, kui meil on mingi asi, mis meid muret tekitada võiks, me peaksime nende asjadest paluma, selle asemel, et muretseda, siis palve ja anumisega, aga siis ta ütleb, lisab ühe elulise elemendi ühes tänuga. Et kui sa palud, siis ära lihtsalt palu, vaid ka täna Jumalat selle eest. Selle eest, et ta annab lahendused, annab tarkuse, annab juhtimise, annab nõuanda, annab varustuse, mis iganes on vaja ühes tänuga. Nii et sa mitte ei palu nende asjadest, vaid ka sa tänad Jumalat nende asjadest. Ja see on ka viis, kuidas sa püsid ka muredest vaba. See, et sa palud asjadest, mis muret võivad tekitada, ja ka tänad Jumalat lahenduste eest ja vastuste eest. Amen. Vaatame laulud 103. 103:1-5 ütleb niimoodi, kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Tema annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega, nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Nüüd, mida ta ütleb alguses? Kiida mu hing Jehovat. Nüüd, kas pole huvitav, kuidas ta väljendab seda? Ta räägib oma hingega. Kas pole nii? Annab talle käskluses, mis tähendab ka tema emotsioonid ja ka tema tunded ja tema mõtted ja kõik need, ütleme, need nii-öelda on tema meelevallas ja tema suunab need ja nüüd otsustab kiida. Ja nüüd, mida ta teeb siin siis, ja nüüd ta toob välja erinevaid põhjuseid, miks ta peaks kiitma Jumalat. Ütleb, et ära unusta kõiki tema heategusid. Ingliskeelne, minu arust King James kasutab siin sõna, ära unusta ka tema kasusid. Jumalal on midagi väga kasulikku sinu jaoks valmis pandud. Amen. Ja just ütleb, tema annab andeks kõik su pahateod. Kõik. Amen. Ja nüüd ta lisab siia juurde täpselt samas sõnastuses ja parandab kõik sinu vigadused. Nüüd see on vanem eesti keel, tegelikult see räägib siis haigustest.
kõik pahateod ehk patud ja kõik haigused. Siis annab andeks patud ja parandab kõik haigused. Siin on kõik kirjutatud. Amen. Ja siis ta ütleb, et ta lunastab su elu hukatusest, tehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga. Amen. Sa võid seda sõna-sõnalt ka võtta. Amen. Jumal on see, kes varustab sind ja annab sulle head. Ja teeb, et su iga saab uueks nagu kotkal. Nüüd ta räägib tegelikult sellest, et kui sa vanemaks juba jääd, siis Jumal tahab sind hoida tugeva ja tervena, hoolimata sellest. Amen. Nii. Lähme laulud 34:2. Laulud 34:2 ütleb niimoodi. See võiks ka selle tuttav kirjakoht olla, ütleb. Ma tänan Jehovat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Nüüd Taavet, mida ta tegi? Igal ajal tänas Jehovat. Nüüd see tähendab keerukad, rasked, ebameeldivad situatsioonid. Ma tänan Jumalat kogu aeg. Mitte nende asjade eest, mitte negatiivsete asjade eest, vaid Jumalat ma tänan hoolimata sellest. Amen. Sest tema on see, kes sulle võidu annab. Sest tema kiitus, alati on tema kiitus minu suus. Me näeme, et see on üks pidev praktika. Laulud 63, mitte 36, 63 ja 5. Taavet kirjutab siin ka midagi. Ja ütleb, nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja. Sinu nimel ma tõstan üles oma pihud. Nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind hõiske huulil. Me oleme täna 2 korda sattunud juba Vanas Testamendis seesama käte tõstmise žesti peale. Ja siin on tegelikult siis just veel lausa seoses millega? Kiituse tänuga. Just käte tõstmine. Et see peaks olema üks piibellik praktika just kristlastel ka, selles ei ole midagi valet. Ja see võiks olla nii laulmise juures, kui ka lihtsalt isegi, kui sa Jumalat tänad oma suusõnadest ja see on üks väljendus, mis, ja ma tean, mõnedele inimestele nagu see ei meeldi, nad mõtlevad, see nagu imelik, ja et just seda kohtad seda ju tegelikult rohkem karismaatilistes või võib-olla ka baptisti kogudustes, ütleme sükestes nii-öelda uut sündi tunnistavates kogudustes enamasti seda kohtad seda rohkem. Ja sa ei kohta seda sageli nendes kohtades, kus nagu see asi on nii-öelda ligadi-logadi, aga see on asi, mida piibel õpetab just praktikat. Amen. Ja see ei ole mingisugune karismaatikute imelik asi. Aga huvitav on see, et isegi ka maailma inimesed mõtlevad, nad tunnevad ennast justkui selles kontekstis nagu veidralt või mis iganes. Miks pärast? See on see, mis toob Jumala ligiolu kohale. Võib-olla sa oled ise seda ka märganud, et kui sa siiralt tõstad oma käed Jumala poole tõesti usus ja ütleme siis ka nii kiituses kui ülistuses, siis see toob Jumala ligiolu kohale, sest Jumal tuleb kohale sellesse kohta, kus teda kiidetakse ja tänatakse. Ja see on üks žest selle asja juures. Saame aru, et see käte tõstmine kui üksinda ei ole mitte see, mis seda teeb, aga seesama sinu süda selle asja juures. Nii. Tõstan üles oma pihud nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind hõiske huulil. Nüüd seesama väljend rasvast ja õlist täitub mu hing räägib tegelikult Jumala ligiolust, mis langeb tema üle. Amen. Ja ta ka kogeb seda oma emotsioonides. Nüüd lähme korra veel laulud 44 ja 9. Loen sulle lihtsalt järjest mõningaid kirjakohti, mida Taavet on kiituse kohta öelnud nagu. 44.9. Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. Kogu päeva. Enne ütles alati, nüüd ta ütleb kogu päeva. Amen. Laulud 145 ja 2. Natukene kaugemale minna. Et siin ta räägib ka just sellest ajast või sageli või kui palju ta seda teeb. Ütleb, iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti. Iga päev ma tänan sind. Nüüd see on asi, mis peaks olema meil ka üks praktika. Iga päev Jumalat tänada. Tee veel laulud 8 ja 3 lahti. Nüüd siin on, see on üks, ma arvan, see on üsna tuntud kirjakoht tegelikult, see laulud 8 ja 3.
Kuigi ta siin viitab justkui ka nagu lastele isegi, aga ma usun, et see käib meie kohta ka mingis mõttes. Ta ütleb, väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. See on tegelikult üks vaimne printsiip tegelikult, kus sina oled nagu öeldakse maadlemas sellega, et kurat on sulle mingisuguseid asju valetamas ja pakub sulle hirmusid või kartusi või muresid või segadust või mida iganes. Või mõni ütleb, et mul on rõhumise all, siis see on võti tegelikult sinu jaoks. Sest et seesama sinu suust tuleb kiitev vägi. Seesama, kui sa kiitev, just seesama kiitus, mis tuleb sinu suust. Seesama sõna tegelikult kiitev vägi, mis meil eesti keeles on tõlgitud. Kui sa heebra keelest otsid välja algtekstist, siis seda võib tõlkida ka sellisel viisil. See viitab tugevusele, väele, väelisusele, julgusele, siis ta on ka kõva ja ka võimas. Amen. Kiitev vägi. Seesama kiitev vägi on siis tugev vägi, väelisus, julgus, kõvadus ja võimsus. Kõik need on seal sees selles asjas. Nii et see on päris palju. Ja see on see kõik, mis tuleb sinu suust välja. Me saame aru, see läheb Jumalale, aga on keegi, kes seda kardab. Ja kui see kiitus on tehtud usus, kui see kiitus on tehtud siiralt südames, siis kurat astub minema. Ja ta ütleb just, et vait jääma. Kurat on see, kes valetab inimestele vahest. Joo, sa ei saa, sa kukud läbi, sul on see tohutu probleem ja see raskus ja see asi ja mis iganes. Kiida Jumalat. Amen. Ja ta suu pannakse kinni, talle ei meeldi see. Nii, 1. Korintlastele 15 ja 57. Nüüd pane tähele just seda sõnastust. Mismoodi Paulus seda ütleb? 1. Korintlastele 15:7 ütleb, ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Mida ta kõigepealt ütleb? Tänu Jumalale. Laiendatud tõlge ütleb veel niimoodi, aga tänu olgu Jumalale, kes annab meile võidu, tehes meid võitjateks meie issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Amen. Ta teeb meid võitjateks. Ja me anname tänu Jumalale, just see on tänu ja võidukus on käsi käes. Me nägime tegelikult seda samas ka, kus siis, kes oli nüüd mäe peal on? Mooses oli mäe peal, jah. Kui Mooses seisis mäe peal ja tõstis oma käed, siis ka nad said võidu. Ja see rääkis tegelikult ka just kiitusest tegelikult. Ta hoidis oma käsi üleval. 2. Korintlastele 2:14. 2 kirja kohta ja mõlemad hakkavad vägagi, sisuliselt ühe samasuguse fraasiga peale. 2. Korintlastele 2:14 ütleb, aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab võimust Kristuses ja teeb avalikuks oma tunnetuse lõhna meie kaudu kõigis paigus. Mis ta ütleb? Aga tänu Jumalale kõigepealt ütleb ta. Loen sulle veel laindud tõlkes selle sama 14. salmi ütleb, aga tänu Jumalale, kes meid Kristuses alati võidutsema juhib, Kristuse võidu trofeedena ja meie kaudu levitab ja teeb ilmsiks Jumala tundmise lõhna kõikjal. Amen. Ta juhib meid alati võidutseja. Meil eesti keeles on tõlgitud ikka annab võimust. Ehk siis tegelikult, kui varem eesti keelel võib-olla sai kasutada kes väljendit, kui sõna ikka on, siis millele ta viitab alati. Amen. Ja ta annab alati sulle võidu või juhib sind alati. Mis asju, kui sa mõtled, et me Jumal tahab, siis me oleksime alati edukad, alati võidukad. Ja täpselt nii ta tahab. Aga no kui elus ei juhtu alati nii, nüüd me ei vaata selle peale, mis elus juhtub, vaid me vaatame seda, mis on Jumala tahe. Ja see on see, mis hakkab elu muutma. Kui sa sellega ei ole rahul, mis elus on toimumas, siis meil on vaja võtta see, mis Jumal on ütlemas. Ja kui tema ütles siin, et ta meile alati annab võidu. Amen. Alati annab meile või juhib meid võidutsema, nagu siin ütles. Või siis teises kirjakohas ütles, et annab meile võidu. Amen. Kes meile võidu annab meile Kristus Jeesuses. Niisiis, alati on sulle võit. See kuulub sulle. Ja kui sa oled mingi probleemiga silmitsi, siis võid öelda, isa, ma tänan sind, mul on võit. Sa oled selle andnud mulle. Sa annad mulle alati võidu. Alati annad võidu. Ma ei kavatse järgi lasta või loobuda
ma tänan Jumalat selle võidu eest. Amen. Lähen tagasi Hebra kirja 13. peatüki ja 15. salmi, kus ma alustasin. Ma ei hakka nüüd kogu seda konteksti lugema, loen ainult 15. Räägib siis sellest samast ohvriteenistusest, mis meil on Uues Testamendis, ütleb, viigem siis nüüd tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see on nende huulte vilja, kes tunnistavad tema nime. Viigem kiituse ohvrit. Viigem kiituse ohvrit. Amen. Ma tahan natukene, me paneks seda ka praktikasse. Seda. Nüüd otseselt me ei hakka tingimata isegi muusikaga laulma, vaid ma tahan just, et me teeksime seda spontaanselt. Tõuseme üles isegi. Halleluuja. Kiitus, isa. Ja lihtsalt oma sõnadega, ka just eelkõige eesti keeles. Täna Jumalat, võidu eest. Kui sul on mingisugune asi, millega sa oled nii-öelda maadlemas või mis on nagu just probleem või raskus või isegi, ma ei tea, haigus või mingisugune muu asi, siis täna Jumalat lahenduse eest, täna Jumalat tervise eest, täna Jumalat vabaduse eest, tänu sulle, isa, tänu sulle, isa. Kiitus, isa, ma tänan sind, et sina oled andnud meile, sa oled öelnud, sina annad meile alati võidu. Tänu sulle, isa, vabaduse eest, tänu sulle, isa, rahu eest, tänu sulle, isa, tervise eest, tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa, kiitus sulle, isa, tänu sulle, isa, meil pole millestki puudust. Kiitus sulle, isa, ülistus sulle, isa, kiitus ja ülistus sulle, isa. Tänu sulle, isa, tänu sulle, isa, tänu sulle, isa, kiitus sulle, isa, tänu sulle, isa, et me oleme võidukad, tänu sulle, isa, et me oleme terved Jeesuse haavade vermete läbi, tänu sulle, isa, et meie kiitus on meie huulil, tänu sulle, et sina oled Jumal, kes on rohkem kui küllaldaline, sina oled meie varustaja, sina oled see, kes jagab kõike rohkesti, tänu sulle, isa, kiitus sulle, isa, kiitus sulle, isa, kiitus sulle, isa, meie vajadused on külluslikult täidetud, sina täidad meie vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Tänu sulle, isa, et meil pole millestki puudus, sest sina oled meie karjane. Jehova on meie karjane. Meil pole millestki puudust. Meil ei ole mitte midagi vajaka. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Sest sina juhatad meid ja sina juhid meid külluses. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tervisest. Tänu sulle, isa. Vabaduse eest. Kiitus sulle, isa. Ülistus sulle, isa. Austus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Ülistus sulle, isa. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, et see kurat on pandud vaikima. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, rahu eest. Sina oled andnud meile rahu. Sina ei ole andnud meile hirmu vaimu. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa, et me oleme vabad ka hirmust. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Ülistus sulle, isa. Ülistus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Austus Jumala. Sama alekro de podre ise frostömi indra sakrevi de ölakro zaporetu untromi zina akrödos de genoa trekei toa lestrese küü. Jah, kiitusest tulles minu ette, ütleb Issand, sa võid teada kindlalt, mis ma olen sinu jaoks valmis pannud. Sa tead seda teekonda, mis mööda sa oled minemas. Sa tead ja mõistad minu plaane ja minu eesmärke. Selles paigas ma kõnetan sind ja sul on selgus ja teadmine minu plaanidest ja eesmärkidest. Ja minul on pandud sinu jaoks valmis head asjad, võit, läbimurded ja muudatused. Seepärast astu nende sisse ja käi nendes ja sa võid näha minu auhiilgust ja minu rahu hingamas enda üle. Halleluuja. Kiitus su isa. Tänu su isa. Võidu eest. Tänu su isa, et meil on võit. Ja isa, et me teame sinu plaane, me mõistame sina kõnetad meid sinu läheduses ja selles kiituses, selles paigas. Sina räägid meiega. Tänu su isa, kui me tuleme selle altari ette, selle kohta, kus me toome oma kiituse ohvrit. Tänu sulle, isa. Kiitus su isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Austus sulle, isa. Aamen. Jumal on hea. Ja tal on midagi head sinu jaoks valmis pannud. Ta annab sulle alati võidu. Alati annab võidu.
kiitus olgu talle selle eest. Amen. Nii et see on harjuta ennast kiitma Jumalat, harjuta ennast pidevalt Jumalat tänama. Amen. Aga täna me lõpetame ja ütlen ühe asja igaks juhuks ette, sest see on kuupäev siin on vist, ma vaatan kohe, kas mul on õieti meeles, ongi järgmine neljapäev ei ole meil seda ülistuskooli. Põhjus on selles, et ma olen ise Paldiskis kõnelemas. Vaadake siis